6. käik podcasti toob teieni Betsafe. No nii, tervitused taas kõigile rallisõpradele. 6. käik on ikka jälle eetris. Soome rallil on siis 3. võistluspäev või kui neljapäevaga arvestada. Siis igatahes laupäev on läbi. Seisud on Ott Tänaku ja Eesti rallisõprade seisukohast vaadatuna suhteliselt head. Tänak juhib rallit kena 16,4 sekundilise edumaaga Esa-Pekka Lappi ja Jari-Matti Latvala ees. Mina ikka Raul Õassaar ja teist päeva ääres siis telefoniühenduses meiega siin Karl Kruuda otse Tartust. Tervitused Karlile! Tervitused ka sulle sinna Tallinnasse, Raul. Kuidas siis teise päeva kokku võtad oma sõnadega, Raul, räägi? No jube raske on ikka. Ma tahtsin tegelikult alustada sellest, et ma tõesti ei kujuta ette, mida nagu sõitjad või vaene Sebastian Ogier, kes siin öö läbi üleval oli oma väikse kõhuviiruse tõttu, et mida veel tema tundma peab, sest mina, kes ma olen 2 päeva siin hommikust õhtuni seda rallit oma töölaua taga ekraani ees istudes seda blogi teinud ja siin sinuga seda podcasti teinud, siis ma olen ikka täiesti läbi juba, et hommikust 8 alates õhtul 8 eile veel kauem, et see on ikka päris jõhker, et sina kui erinevaid MM-rallisid sõitnud mees, et kas Soome ralli ongi siis tõesti selles mõttes just kõige siuksem väsitavam etapp ka või on mingid teised etapid veel hullemad? On ikka hullemaid etappe ka. Minu jaoks ikkagi tuleb meelde üks ja ainukene Inglismaa, kus reaalselt ma jõudsin ükskord tagasi kinnisesse parki kell 12 või pool 1 öösel ja mul oli äratus 3:30, et minna alla tagasi bussi peale ja kell 4:15 ma sain vist auto kätte ja ma sõitsin tagasi servicesse, mis oli keset Walesi, et see oli reaalselt nagu mõned tunnid ja siis sa tegid nagu 20-tunnise päeva. Siin Soomes tegelikult on see, et meil siin Põhjamaal on lihtsalt päevad nii pikad ja soomlased on tegelikult ühe päeva sisse ära ju surunud 10 katset. Meile kui pealtvaatatel on hea, et me tihti näeme nii-öelda erinevat katset ja tegelikult üks katse lõpeb, on jälle mingi vaheseis ja sõitjatel on vaheseis, et nad lähevad uuele katsele nii-öelda jälle nagu ühtepidi nagu nullist või saavad rünnata nii-öelda otsast peale, et nad teavad, kus kohas nad asuvad. Aga tõesti, see ei ole nagu väga lihtne. Meie, kui näeme, et kus hakkab katsed, et 8.18 oli või 8.08 oli täna esimene katse, eile oli siis 8.18, aga tegelikult mehed lähevad juba hotellist ära enne 6, sellepärast 6.25 oli täna näiteks esimene auto servisesse, mis tähendab, et tema pidi 6 enne seda servist ta pidi sinna auto parkpermisse veel servisesse sõitma ja enne parkpermisse võid 10 minutit veel varem sisse minna, et see on esimene auto võis täna välja minna tegelikult 6.05 ja sa pead sinna veel jõudma ka, et ikkagi ärkad kell 5.20, 5.30. Hommikused protseduurid ka ja õhtul ju viimane servis on täna vapše kell 8, et pärast seda sa saad alles ju koju ja sööma ja siis veel kontrollid videos ja ikka oled 12 magad ja 5 tundi ja läheb jälle edasi. Nii et see on tõesti raske. Nojah, et Soome õnneks on vist, Soomes on see, et need ülesõidud on nagu suhteliselt lühikesed võrreldes mõne teise ralliga. Sa tõidki selle sama Inglismaa või Walesi ralli välja, et seal aeg-ajalt on vist päris mitmetunnised need ülesõidud olnud päeva lõpus, päeva alguses. Seal on tõesti ülesõidud võib-olla pikemad kui mujal, sest seal on Inglismaal meil oma ette reegel, et peadki sõitma natukene, et see ülesõidu keskmine kiirus peab olema mingi kindel kiirus, et see ei tohi üle selle nagu minna ja sellepärast võib-olla mõned ülesõidud veel on ajaliselt ka mega pikad, aga me ei saa öelda, et Soomes väga lihtne neid ülesõite oleks sõita ja need tegelikult ülesõiduajad on ka üsna pikad, sest rahvast kohal on ikkagi Soomes meeletu ja täna ka WRC Plussis või All Live'is siis rääkis ju Soome meedia inimene, kuidas see pikk paus on ikka mõjutanud nii palju, et nii paljud inimesed on oodanud seda võistlust, nad on oodanud seda pausi lõppemist, et saaks tulla see WRC tagasi ja kordades on numbrid suuremad kui muidu etappidel ja nad ootavad ikka pühapäevaks Power Stage'is ka ikkagi suurt rahvamassi nii raja äärde kui ka telekate taha, et see on Soomes ja tegelikult siin Skandinaavias üldse Baltimaades väga kuulus event hetkel. Jah, seal üle inimene rääkis vist, et 600 000 inimest äkki loodetakse punkti katseks telekat ette saada ja väga palju on muidugi ka raja ääres, aga see selleks, läheme selle tänase päeva juurde. Olgem ausad, ega peale selle Chris Meegi ja Jari-Matti Latvala intsidentide ju väga palju ei juhtunud, et eile oli ka tegelikult väga selline
rahulik päev, et kõik sõitsid väga kiiresti, välja ei sõitnud keegi, täna siis Kris Miik pidi katkestama, Latvala sai õnneks lõpuni sõita, aga tegelikult arvestades seda, et kui suured need kiirused on ja kui väike eksimus võib Soomes ju igasuguseid avariisid tähendada, siis tegelikult on WRC sõitjad päris kenasti vastu pidanud. Ikka üllatavalt hästi on tegelikult vastu pidanud. Eks mõni sõidab natukene aeglasemalt siin Fordi mehed Teemusunidel ja Kaskeviismist üldse sellele nii-enda Greensmith esimest korda Soomes, siis WRC-ga temale ma usun, et on raske. Teemusunidest ei saa tõesti nagu aru, et kuidas tema sellele teele pihta ei saa. Aga Kris Miigini siis tagasi tulles, siis sellest mehest ma üldse aru ei saa. Et tegelikult tal ei olnud mitte midagi võita üldse sellel aastal MM-is. Tal oli ainult kaotada ja hetkel tundub nagu ikkagi, et ta läheb nagu kaotamiskaartide peale. Sest see viga, mis ta täna tegi, see oli ikkagi kõikide nägudest oli ka näha, et kas sa nagu mõtled ka või millega sa täpsemalt tegeled seal autos ja siin mitmed sõitjad või isegi Ott ütles hiljem välja, et tegelikult nagu nii palju ei olnud vaja suruda ja tegelikult surusid ju meeskonna kaaslased, et kui oleks võib-olla natukene tempot nagu algusest peale nagu madalamalt ehitanud, siis võib-olla ei oleks lappi ka nii palju surunud ja neil oleks rohkem varu olnud, aga kunagi ei tea, kuidas see lõpuks oleks välja võinud kukkuda. Aga see, mis Kris tegi, see oli ikkagi pigem oli natukene loll. No jah, sellest avariist tahtsingi rääkida. Me oleme just üle vaadanud need Miigi ja Latvala pardakaamera videod. Ühe sama kurvi, ühe sama kivi otsa nad mõlemad sõitsid. Oli lihtsalt õnn sinu meelest, et Latvala edasi sai sõita, aga Miik mitte või oli seal mingisugust vahet ka nende kahe avarii juures? No pigem Miigil oli hoog suurem. Selles mõttes oli Latvalal tõesti võib-olla natukene õnne rohkem, aga iga inimene ise oma õnne sepp, mis tõttu tal oli hoogu vähem ja tal turunes ainult rehv. Neid videosid vaatasime, Latvala seletas ka, et seal tema süüdistas just nagu legendi muutust, et eelmine aasta ei olnud seal, oli kivi või nii-öelda korraldajate poolt pandud post, siis see aasta seda ei olnud. Tõdesime ka meie seda videost, et tegelikult oli ka vasakuskurvis see aasta see post sees. Küll aga võisime võib-olla Jaridi juttu selle poole pealt, et neid poste võis eelmine aasta olla rohkem, sest need mõnes kurvis on ka 2 või 3 tükki pannakse, mida tegelikult sõitjad märgivad ka siis endale legendi kirja. Kandsid nad sellesse kurvi natukene rohkem hoogu sisse ja Kris tuli väga ilusa poognaga seda vasakut kurvi enne seda paremat, aga ta tuligi nii ilusa poognaga, et seal ei olnud kuskil enam ruumi pidurdada ja seda paremasse ta enam ära ei mahtunud aga see, miks ta seda nii suure poognaga tuli, see on pigem see küsimus lõpuks. Aga selles mõttes, et omad vitsad peksavad. Eks Tommi Mägini näost oli ka ilmselt näha, et hakkas mõistma neid Citroeni juhtide poolt tehtud otsuseid siin eelmisel aastal vist oli see, kui Miik ju kinga sai sealt, et mis sa arvad, on Kris Miigil veel Toyotas üldse pikka pidu? Ma tahaks öelda, et ei ole. Mitte sellepärast, et mul Krisi vastu midagi, aga tegelikult on lihtsalt see, et viimased etapid samamoodi, et kui tema on võetud meeskonna mängijaks, siis ta ei suuda nagu meeskonna mängukaarti üldse nagu jälgida, ta läheb nagu oma rada pidi, proovib võtta sellest olukorrast nii maksimumi, kui on võimalik. Ja võib-olla ta ise teab, et see pidu tal pikalt ei kesta ja tahabki nagu noppida viimased võidud ära. Kas see tal õnnestub või mitte, hetkel näitab elu, et see väga hästi tal välja ei tule. Ja Tommi Mägineni nägu tõesti nähes ja tegelikult ka kuulujutte juba siin natukene Eestis kuuldes, siis kuskil juba kumas läbi, et nüüd selleks pärast seda õnnetust või juhtumit, et Miigil on nüüd kõik, et tema, ma ei usu, et ta päris kohe kinga saab, aga et järgmine aasta Toyota autot tema küll enam ei. Ja Latvalaga tegelikult ju suures plaanis natukene sama lugu, et okei, ta sai küll edasi sõita, aga see, kuidas ta ikkagi võttis konkreetselt saba jalge vahele pärast seda lõunapausi, võttis natukene hoogu maha, ei hakanud seal enam Lappiga ega Tänakuga võitlema. Seal oma väljaütlemistes hakkas ka järsku rääkima, kuidas ta on ikka siuke tiimimängija ja on vaja neid tiimipunkte ikkagi koju tuua, et see ikkagi näitas, mulle küll tundus, et seal lõunapausi all, ma arvan, see ei olnud ilmselt ilus, ei kasutatud ilusaid sõnu Mägineni ja Latvala omavahelises vestluses. Seal tehti rohke šampooniga peapesu.
ma arvan. See, kuidas ta tõesti tagasi tuli ja see pilt, mida ta kumas just rahvusvahelisse meediasse isegi, see oli täpselt see, et ei, nüüd ma olen meeskonnamängija. Ja võib-olla enne ma tegelikult jahtisin ka võitu, aga ei, nüüd ma ikka töötan kellegi jaoks. Seda tegelikult oli natukene naljakas vaadata ja kõik teisel ringil, siis kõik katsed lõpud, mis ta tuli, siis ta tegelikult ütles alati, et ei, ma teen tööd meeskonna jaoks nüüd. Et nüüd ma teen meeskonna jaoks. Ja et võib-olla ikka sellepärast, et mul teen meeskonna jaoks, et sellepärast mul kiirus nii palju langes, et ma hakkasin kartma, et mul neid punkte vaja saada meeskonna jaoks. Et ma olen meeskonna töötaja. Et seda meeskonda käis liiga palju sealt juba läbi ja sellest võib-olla oligi aru saada, et see meeskond oli talle teinud väikse pesu peale. No mis Jari-Mati tulevik võiks olla ikkagi praegu ka sellest juba natuke rääkides, kui me siin juba Miigi asjast või Miigi personaalküsimust arutasime, et Latvalal ka ju tegelikult leping lõpeb Toyotaga ära, on ka siin tema mänedžer ju Timo Jouhki täna ütles välja, et Jouhki hoolealustest ehk siis Suninenist, Latvalast ja Kalle Rovanperast on Latvala võib-olla isegi kõige ebatõenäolisemalt järgmisel hooajal üldse MM-sarjas sõitmas, et mis temaga üldse ette võtta veel? Mina arvan, et Jari-Matti on tegelikult on ta suurepärane sõitja. Ta sõidab väga hästi. Tal on tegelikult väga palju kogemusi, aga ta on ka natukene ebaõnne sangar. Kas see on temast endast tingitud, ei tea. Ennist ma ütlesin ka, et iga inimene on oma õnne sepp, seda ütles kunagi Kimi Räikkönen või siis teisisõnu Mr. Iceman. Aga kas tema jätkab järgmine aasta, seda ma kindlasti ei tea. Minul on arvamus, et kõige paremini sõitis Jari-Matti Fordiga. Ja ma usun, et üks koht, kus ta võiks kukkuda või siis sattuda, oleks tagasi M-Sport ja Fordi rooli. See auto käitumine sobiks tema sõidustiilile, ma arvan, kõige paremini. Seal ta tunneks ennast kõige mugavamalt ja koduselt ja ma arvan, et kui ta sõidab järgmine aasta, siis see on see meeskond, kus ta sõidab. Kas ta sõidab järgmine aasta, see on nüüd võib-olla isegi suurema küsimärgi all, aga keda teist sul veel võtta on, ega kui tema tahab sõita, siis ta võib-olla lepib ka kas või väiksema tasuga, aga ta on tegelikult võimeline tooma punkte meeskonnale ja tegelikult tooma ka kõrgeid kohti. Nojah, Latvala ja Miigi puhul mõlemal on ju see kiirus olemas, me oleme seda Soomes väga hästi näinud, aga tõesti see võib ikka päris frustreeriv olla, kui nende meeste fänn olla, et kuidas need rallid kipuvad alati ikkagi mingil ajal enne finišit varakult ära lõppema, aga Latvalast nii palju, et Latval tegelikult praegu hoiab väga kenasti esikolmiku kohast kinni, ei saa ju midagi otseselt ette heita, aga see avarii ikkagi näitas, et päris palju oli seda õnne ka ikka seal kogu olukorras sees ja oleks võinud halvemal juhul päris kehvasti asjad lõppeda, aga räägime natuke teistest meestest ka. Esa-Pekka Lappi hoiab siis teist kohta Tänaku ja Latvala vahel, 2 Toyota vahel ja tänast päeva lõpuks surund on. Päev algas tegelikult Lappi jaoks suhteliselt selliselt tagasihoidlikult, ütleme, et 3 Toyotat läksid kiirelt eest ära. Natuke Lappil hakkasid isegi eest ära libisema, aga siis tuli see kurikuulus, kas oli katse number 14 ja üks Toyota katkestas üldse, teine kaotas aega natukene ja Lappi oli järsku mängus tagasi ja nüüd päeva teise poolega võttis endale päris kindlalt selle teise koha enda kätte, et tegutses targalt tagantjärele ilmselt vaadatuna. Kindlasti, eks tegelikult isegi pärast esimest 2 katset Lappil juba sõnas välja, et sama, mida teil öelnud enne rallit, et ei, et siin kui ikka inimesed Toyotat suruma hakkavad, et siis pole nende vastu midagi teha, et meil on aerodünaamikat vähe ja pärast seda, kui 14. katsel tõesti see apsakas nendel Jari-Matil ja Krisil juhtus, siis Jari-Mati kaotas rehvi purunemise tõttu päris palju aerodünaamilisi osi, mis on Soomes suurtel kiirustel väga oluline. Ja 15. katsel siis Esa-Pekka nägi nii-öelda võimalust, et nüüd on vaja kindlasti vajutada, aga isegi selle pooliku autoga veel Jari-Mati vajutas katse lõppu või katse võidu ja ta suutis veel Esa-Pekkale sõita 2,3 sekundit vahet sisse. Aga see näitas ka seda, et kuidas teine pool ära kukkus, et sai ikkagi mingi peapesu sealt servises. Et see, et kuule, nüüd on küll kõik, et võta nüüd hoog maha. Et siis ta kaotas tegelikult teises päeva pooles Kolinaga kukkus ta 3. ilusti hoiab seda kohta ja Lappi on tegelikult isegi võib-olla teise poole kõige suurem sangar, sest selle tuli tal väga hästi välja, sõitis Otiga täpselt võrdselt. Üks katse võitis
lappi, teine katse võitis Ott, siis võitis lappi ja siis võitis Ott. See võitu küll võtsid võib-olla keegi teine ja nemad olid täpselt sellistes vahedes, et tulid nagu nullis päeva lõpuni ja vahe endiselt nende vahel 16,4 sekundit ja lappi ise oli ju päevaga ikka super rahul. No just, no ma ei teagi, kuidas Toyota seda päeva kokku võtab lõpuks, aga noh, siin Eesti fännid ka hakkasid kohe nurisema pärast seda Miigi ja Latvala neid õnnetusi, et kas Tommi Mäkinen ei suuda siis korralikult oma meeskonda juhtida, et kuidas siis seda peapesu või potentsiaalset hoiatamist ei oleks võinud siis hommikul konkreetsemalt teha, et öeldagi Miigile ja Lattulele, et kuulge, et ärge minge Tänakuga siin omavahel pusklema, et võtke natuke turvalisemalt asja, et meil kohad on väga head, aga noh, ei suutnud järelikult piisavalt veenvalt Mäkinen seda teha või mine tea, kas üldse tegi, võib-olla ütles meestele, et pange julgelt ja parim võidab. No enne rallit oli ikkagi Chris Miigile seati kindel eesmärk ja temale öeldi, et see ralli sõida kindlalt lõpuni, et sa pead tulema kindlalt lõpuni. Jari-Matile põhimõtteliselt pandi samasugune eesmärk. Jari-Mati oli kodus, et arvata oli, et tema hakkab võib-olla rohkem suruma. Chris sai oma kindla eesmärgi ja see on kindel põhjus või noh, üks nii-öelda argumente, miks see kuulujutt üldse võib-olla levib, et nüüd on temal nagu kõik ja Jari-Matile antakse siis nagu viimane võimalus, kuidas ta teises hooaja pooles nagu käituda suudab. Aga selles mõttes, mis see meeskonna pealiku peale ei saa ka kogu seda kompotti võib-olla nagu suruda, et mis tunne sul oleks, kui ma ütleks sulle, et kuulet, et ära üldse seda teist inimest vaata, et ta on sinust nii palju parem, et ära üldse temaga võistlema hakka, et see ajab nagu võib-olla käsid rohkem närvi ja sa lähedki võib-olla nii-öelda nagu endast välja ja seda nagu tõestama. Et mitu nii-öelda pilti ja asju on ka kuskilt läbi jooksnud, et kas sõitjad võtavad endal selle aju välja enne, kui nad selle kiivri pähe panevad. Ja tihtipeale on ka see lugu ja tegelikult on see lugu tulnud kunagi Markus Grönholmist, et kui et tema vist ütleb, ei noh, kui ma kiivri pähe tõmban, siis läheb nupp alla ja siis ülejäänud maailm kõik kaob. Koos ajuga ei mahu pea kiivrisse ära, on ju mõnel sõitjal võib-olla. No jah, no arvestades ka, mis tempoga tegelikult need 4 sõitjad sõitsid, et midagi pidi küll seal koju jääma. Ja no ma ütlen, see vist ei olnud eetris eile, aga ma mäletan, sa eile täpselt niimoodi ütlesid, et kui need 4 meest sellise hooga edasi lähevad, siis kõik need lõpuni ei tule ja noh, täpselt nii ka läks, on ju. Aga midagi pidi juhtuma. Just, no nende esikolmiku taga on siis tegelikult endiselt väga tihedalt koos teine kolmik või järgmine kolmik, 4., 5., 6. koht. Andres Mikkelsen 50,5 sekundit Tänakule kaotust, Sebastian Ogier 53,1 ja Greg Priin 59,1 sekundit, et nende 3 mehe vahel, no arvad sa, et läheb lõpus mingiks heitluseks ka või üritavad siin või noh, kuidagi Ogier ikkagi puhanuma peaga võtab mõlemad mehed ära? No Ogier peab võtma, temal on neid punkte väga palju rohkem vaja, kui on Mikkelsenil ja Priinil. Aga samas on nende meeskonda, kuna on hetkel 3 Hyundaid on suhteliselt kõrvuti, M-Sport on kaugel maas, siis nende jooksul üks võib neist ka katkestada, et ma arvan, et Hyundai ütleb ka Mikkelsenile kindlasti, et kuule, et sina pane kindlasti täiega. Ja Priinile ütleb ka, et kuule, et sina pead ka Ogieri ära võtma. Teistpidi jällegi, kui oleks Ogier nii-öelda Mikkelsen, võtaks Ogier Mikkelseni ja Priini ära, siis Newville võiks rahulikult ju selles mõttes, et seal meeskonnas käib see meeskonnamäng võib-olla natukene paremini või jõulisemalt tänu Andrea Adamole, siis vahetaks Mikkelsen ja Priin laseksid mõlemad Newville'i mööda ja tegelikult oleks ju Ogier 5., Newville 6., punkti vahe minimaalne ja läheks Ogier 4. ja Newville 5. niimoodi lausa. Jah, Ogier 4., Newville 5., punkti vahe oleks ikkagi piisavalt väike, et see tiitlivõitlus nende vahel läheks päris hästi edasi. Et Ogier peab kõik tegema selleks, et vähemalt ta saaks selle 4. koha punktid, aga noh, selles mõttes ma usun, et Newville lõpetab täpselt Ogieri taga. No vot, vahelduseks võib-olla siia üks selline lõbusam natuke lugu ka. Täna oli üks selline hetk, kus tõesti vist need stardiintervallid muutusid ja see WRC Plussi ajavõtusüsteem natukene hakkas villast viskama, näitas, et Tänak oleks justkui rajal, aga 0 kilomeetrit tunnis ja jõudsin juba siin blogisse kirjutada, et Tänak seisab, aga enne kui siis umbes 10 sekundi jooksul sain aru, et tegelikult ta sellepärast seisab, et ta ei ole rajale läinud ja
ja ilmselt siin juba paarkümmend inimest jõudsid selle 10 sekundi jooksul kirjutada, et nad on kuskil kiirabiga juba südameatakiga haiglasse teel, aga õnneks mul loodetavasti kellelgi päris nii hullult ei läinud ja kiiresti nagu veale jaole sain, aga natukene nukramaid uudiseid ka. JVRC klassist Roland Poom hoidis siis siin enne päeva eelviimase katse järel, hoidis 3. kohta napilt hispaanlase Jan Solansi ees. Natuke see probleeme neil autoga oli, aga viimasel katsel näen praegu, et on Roland Poom Kenne-Järve teinud avarii ja seetõttu siis vähemalt selle päeva katkestanud. Natuke õnnetu uudis küll, aga tegelikult kahju. No väga kahju, ma sinu selle info peale kohe hakkasin seda vaatama. Enne viimast katset tõesti, ma just enne meie lindistamist tõin ka välja, et Roland on väga hästi seda sõitnud. Tema taga siis Jan Solans, kellega ta võistles, kaotas temale 2,1 sekundit enne täna viimast katset Leeustu esimese läbimise. Ta sõitis ka suurepäraselt. Jan võitis selle katse ja Roland oli teine, kaotades 1,3 sekundit. Ja tegelikult Jan Solansil oli siis ka tegelikult päris palju õnne täna, sest üks päästmine, ma ei tea, kas ta ise seda nii palju päästis, roolide keeras õigele poole, see on tema poolt tehtud töö, aga mingi jumal teda ikkagi hoidis, et ta selle suure hoo pealt pärast hüpet seda katust ei pannud. Aga mis nüüd juhtus Rolandil, seda ei teagi veel täpselt. No, ma just praegu siin vaatasin, Twitteris pildid juba liiguvad, et päris finiši lähedal, Leeustu katse finiši lähedal läks siis natukene see sõit laiaks ja laup kokkupõrge vana õunapuuga. Auto on päris lõhki eest, et sellised uudised siis Roland Poomi rindelt. Saadan täitsa sulle ka need pildid, saad ka vaadata Tartus üle, mis tal siis autol viga on. No ei teagi, minu pilk siin ei oska niimoodi hinnata, et kas homme saab starti tulla või mitte, eks seal oleneb kõigist nendest kahjustustest, et tundub, et ülejäänud auto on päris terve, lihtsalt see esimene osa on päris lömmis. Esimene osa on tõesti lömmis, eks pigem ma ütlen, et ei saa. Aga nii palju ma tean, et Ken kirjutas mulle, et nad pani õunapuusse ja nad ise on okeid. Auto saatis ka mulle teise nurga alt pildi, aga mulle tundub, et hetkel nad on edasi sõida. Korra uuri ka. No eks selle kohta ilmselt kuuleme ka veel jooksvalt täna õhtul ja loodame, et ikkagi saab jätkata, aga minnes edasi Betsafe'i sektsiooni juurde meie saates, nagu ikka, tulete meelde uue kliendi pakkumist, mille leiate siis üles 6. käigu selle vastava saate artikli alt ja Betsafe'i koefitsientide juurde minnes ei ole kellegi üllatus, et suur soosik ralli võidu osas on Ott Tänak, kelle võidu koefitsient 1,07, Esa-Pekka Lappi 7,00, Jari-Mati Latvala 25 ja keegi teine 50, nii et Ilfe kontor ka usub, et ikkagi Ott Tänak on üliselge soosik ralli võidule, ei ole see mingisugune üllatus Eesti rallifännide jaoks, aga paar sellist huvitavamat võib-olla üks ühele heitlust Esa-Pekka Lappi versus Jari-Mati Latvala, Lappi koefitsient 1,29, Latvalal 3,35. Kui Lappi mingisugust tehnilist riket ei juhtu, siis ma usun küll, et Latvala ka viimasel päeval ründama ei lähe ja see 1,29 võib isegi olla üllatavalt okei väärtusega. Ja Sebastian Ogier versus Andres Mikkelsen, üks ühele võitlus, kes lõpetab parema kohaga, Ogier 2,05, Mikkelsen 1,70. No see on isegi väga hea. Kahe mehe vahel 2,6 sekundit enne viimast päeva, värske puhanud Ogier 2,05 kõlab päris hästi. No seda ma ei julgeks väita, et ta värske puhanud on. Ta ikkagi hommikul näost oli ikka täitsa ära, ta ütles, et öösel ikka mitte midagi magada ei saanud ja et ta on sees täitsa tühi. Täpselt nii ta ütles ka, et jah, võib-olla siia pikemalt ei peatuks. Aga võitlus käib nende kahe mehe vahel. Tuletamaks meelde siin pool, et võitlus käib 6-kordse maailmameistri ja mõne etapi korra võitja vahel. Et 2,6 sekundit ei ole mitte midagi.
Soomes on see muidugi rohkem kui kuskil mujal, aga sellegipoolest homme on meil 40 kilomeetrit sõita ja Ogieril on neid punkte rohkem vaja kui Mikkelsenil, aga teistpidi tuletamaks meelde, et Mikkelsenil pole mitte midagi kaotada. Just nii, aga minnes edasi siis Betsafe'i sektsiooni juurest meie kuulajate küsimuste sektsiooni juurde, siis kuulaja küsimusi on jälle tulnud päris omajagu, kõiki me neid siin täna ei jõua ette võtta, aga võtame mõned sellegi poolest. Küsib Marko, mille jaoks on selline must ümmargune täpp WRC autol seal tagumise küljeklaasi peal või mille jaoks see vajalik on, et otse sõitjate nimede kohal see on, Toyotal Citroenil siis nimede kohal ja Hyundai'l keset tagumist küljeklaasi. See on Spia Stewardite piiluauk. Sealt, kuna tagumised klaasid on nii tugeva tooni all, siis kui sa hakkad nagu sisse vaatama, et siis kui päike ka veel peegeldab, siis sa väga hästi ei näe ja sellepärast on peab jätma sinna taha klaasi sisse sellise augu, kus sa näed, et kui mitu rehti on taga või siis mis seal autos sees on ja kas seal on midagi nagu teistsugust, lihtsalt selline väike piiluauk stewarditele ja kontrolleridele, et mis seal autos sees toimub, sest muidu lihtsalt ei näeks. Vot nii, kirjutab Margus, tervist, küsimus selline, et mida tähendab see nii-öelda elektri- või välgumärk kiiruskatsete peal, et ma lisan selle pildi kindlasti meil sinna artikli juurde ka, et saab igaüks oma silmaga üle vaadata, et nägi ka eelmise ralli ajal neid märke raja ääres, mida need tähendada võiksid? See tähendab seda, et sealt saab voolu võtta või siis nii-öelda nagu raadiopunktid, et kui midagi nii-öelda täitsa nagu valesti on, et nendest kohtadest sa saad nagu ühenduse või voolu nendele oma asjadele, et põhimõtteliselt lihtsamalt öeldes siis raadiopunkt. Ja siis küsib Raigo, küsimus selline, et Hayden Paddon sõitis oma Fordi Sodiks siis Soome ralli eelsel testil, nagu me teame, ei saanud ta Soome ralli startida, kuna oli vaja uut auto põhja või mida iganes seal. Ja toob siis sellise võrdluse, Raigo, et kui vormel 1 sõidetakse näiteks kvalifikatsioonis auto Sodiks, on vähem kui 24 tunniga auto nagu uus, et miks WRC-s ei toimi, ja kas vormel 1 on siis tõesti nii suured eelarved ja WRC on tühine koht lausa, et ei saa autot 3-4 päevaga korda putitada, kui vormelis tehakse vähem kui ööpäevaga näiliselt imet? Vormelis on, täpselt ma neid vormeli reeglid ei tea või milline see auto välja ka näeb, et WRC-s on selles mõttes on keerulisem, et kui sa auto sõidad Sodiks või kere sõidad Sodiks, siis kõik need põhjade keevitamised ja need asjad võtavad tegelikult ikka oma jagu aega, esiteks võid elektrist tühjaks tegema ja nii-öelda, et see vormelis võib-olla need shellid on nii-öelda nagu paremini valmis ja kokku lihtsamini monteeritavad, isegi kui näed, et kui keegi sõidab nagu nina puhtaks, siis tegelikult uus nina sinna ette panna on väga lihtne tegevus. Ralliautos on juppe ja originaalosad, nii-öelda selles mõttes originaalautole sarnaseid osasid nii palju, et väikest tööd on võimalik väga kiiresti teha, suurt tööd on võimalik ka kiiresti teha, aga nagu sellist täiesti kokkumetsitud autot üles ehitada on võimalik, ka sellise ajaga oleks võimalik, aga seal budgeti küsimused on kindlasti küsimused ja teiseks on siis see, et millised on nende mootori ja kere reeglid ja kui sa oled auto registreerinud, nendele ma jään vastuse natukene isegi võlgu, et kas see peab olema täpselt sama kere ja kõik need asjad, ma arvan, et see on nii, et see on üks põhjus, miks seda on ka keeruline teha, et kus sa tegelikult sa pead võtma selle kere ka kuskilt. Ja neid ei tule ka nii-öelda nagu, neid tuleb küll nagu saiu leivavabrikust või saiavabrikust, aga need kered ehitatakse ka isegi natukene siis ümber, kui need tulevad nagu tehasest. No vot nii. Sellised olid siis seekordsed vastused, kui teil on meile küsimusi, siis saatke need meili aadressil 6kaik@delfi.ee nagu ikka. Me neile vastused siin Karli ja muude nii-öelda kaadritaguste ekspertide abiga leiame ikka. Aitäh, et meid kuulasite. Aitäh Karlile, et taas kord leidis sealt Tartu sügavustest kuskil hotellitoast aega meiega siin natuke ralli juttu ajada. Meie oleme siis juba tagasi homme päeval, kui Soome ralli on oma lõppelähenduse saanud ja ma saan aru, et Karl selleks ajaks sa oled juba siin Tallinnas tagasi. Ma loodan, et ma jõuan selleks ajaks. Hetkel on seda raske öelda. Teiselt poolt mul on ka selles mõttes väike lisainfo, et Roland Poomil ja Genjärvel
ei ole praegu lihtne öelda, kui suured on vigastused, kindlasti tahaksid homme edasi sõita, aga hetkel neil see informatsioon puudub, et see tuleb hiljem. Mina annan endast parima, et ma jõuaksin Tallinnasse selleks ajaks. Oleneb, kuidas mul siin see kokkupakkimine läheb, et täna mul tööpäev kestab veel tegelikult 4 tundi, kuhu ma nüüd pean ka tagasi lipama. Selle peale ralli juttu saan ma alati rääkida, selle jaoks alati ma aega leian. See on nii hingelähedane, et ma isegi ei saa sellest ka oma teise töö kõrvalt rahu, et see käib ka seal kaasas, aga see on ainult positiivne ja nii on kuulda ja näha, et nii paljudele eestlastele tegelikult see ralli teema praegu meeldib ja peale läheb ja tegelikult on tore elada kaasa ikkagi maailma kiirematele meestele. Vot nii. Nii et ilusat õhtut. Ja, kõike head. 6. käik podcasti tõi teieni Betsafe.